head noored teadlased ja õpetajad. Jällegi on saabunud uus kevad ning aeg on asuda tööle väikeste teadlastena. See aasta on muidugi väga eriline. Me kõik teame, missuguseks on kujunenud kodus istumine, viirus, aga ka see, et hetkel saadakse kõige paremini aru, milleks teadlasi vaja on. Sest need, kes aitavad meid sellest olukorrast välja, on teadlased. Ja seetõttu ka just see teema, mis on sel aastal valitud, tervise teema, on ju meie elus tegelikult kõige olulisem. Me võib olla kui tahes palju varandust või raha, aga kui meil ei ole tervist, siis mis elu see on? Ja teie tegevus ja panus kõigesse sellesse juba praegu on kohutavalt tähtis. Kui mina olin teie vanune, siis näiteks minu ema töötas Tallinna kesklinnas ja tuli koju Mustamäele nädalavahetuseks tööle ja võttis kaasa töö juurest arvutusmasina. Ja see oli selline. See kaalub kusagil 4 kilo ja kui me näiteks tahame teha ühe korrutustehte, ütleme 57 korda 6, siis käis see niimoodi. 57 korda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja vastus oli olemas. 342. Ema oli muidugi ka väga terve, sest ta pidi kogu seda masinat kaasas kandma. Praegu on asjad teistiti ja võib-olla me oleme liiga mugavad. Mõelge ka selle peale, et üks peamisi asju meie elus on see, et me oleme muutunud liiga mugavaks ja ka see mõjutab meie tervist. Ma soovin teile väga huvitavat konverentsi, olge tublid ja tulge kindlasti Tartu Ülikooli õppima. Tervitused, noored teadlased! Siin hull teadlane teiega Toomkirikust. Me oleme siis Toomkiriku tornitöötlas. Näitan teile korra siit ringi ka. Siin on näha Tartu. Parajasti on siis kevad algus. Ma siin neid katseid filmin ja minu plaan on siis visata siit alla erineva suurusega veepomme. Nagu te näete, siin on selline päris väikesed veepommid, natuke suurem veepomm ja siis on üks ekstra suur veepomm. Ja miks ma seda teen? Miks ma seda teen on sellepärast, et ma tahan teile näidata natuke, miks on ohtlik või järjest ohtlikum, mida vanemaks te saate kõrgelt alla kukkumine. Aga ma räägin teile pärast võib-olla natuke lähemalt. Ja näeme siis all või teie lähete alla, vaatame, kuidas veepommid kukuvad ja mina viskan nüüd siit üle. Wow. Olemegi tagasi ja nägite just siis, kuidas erineva suurusega veepommid kukkusid tornist alla. Ja panite vast isegi tähele, et kõige väiksem neist jäi isegi terveks. Ja see kõige suurem veepomm, nagu nägite, lendas ikka päris ägedalt õhku, et tegi siukse korraliku tümpsu ka. Aga miks siis niimoodi on? Miks jääb väike õhupall terveks ja suur läheb katki? No see on tegelikult sellepärast, et mida väiksem on millegi mass, seda väiksem oht ongi tal tegelikult kukkumisest. Näiteks kui sipelgas kukub kas või lennukist alla, siis maandudes ta haiget ei saa, sest ta on nii väike. Samas, mida suurem on mingisugune objekt, seda suurem on ka tema mass. Ja suure massiga asjad jõuavad palju suuremate kiirusteni kukkudes. Nimelt siis, kui me kukume kuskilt alla, siis kaks asja, mis meid siis mõjutavad, on siis maa külgetõmbejõud ja õhutakistus. Ning mida väiksem on mingisugune objekt, seda väiksem on tema lõppkiirus siis selle õhutakistuse tõttu. Näiteks olete ilmselt näinud ka, et kui sulg jääb lasta niimoodi kukkuda, siis ta tegelikult
kukubki hästi aeglaselt ja ta jääb selle sama kiirusega kukkuma, et ta jõuabki oma selle tippkukkumiskiiruseni üpris ruttu. Ja samuti siis hästi suured asjad jõuavad siis palju suuremate kiirusteni ja teiseks on ka see kokkupuute energia massist olenev, nii et kui sama kiirusega kukuvad vastu maad raske asi ja vähem raske asi, siis sellel raskel asjal on ka see kokkupõrke energia palju suurem ja seega tulevad ka sealt siis see kahju tuleb nii-öelda suurem talle. Ja miks ma seda räägin on sellepärast, et kui me räägime juba tervisest, siis üks asi, mida me eriti ei puudutanud, on siis erinevad ohud, mis meid varitsevad. Nimelt te olete nüüd juba suuremaks saanud ja saate järjest suuremaks kogu aeg, siis teil tasub ka teada seda, et mida raskemat te olete, seda rohkem haigete kukkudes saate. Nii et kui te olete kunagi väiksena kuskilt alla kukkunud ja tunnete, et tegelikult ei olnudki väga hullu mingisuguse väikse õunapuu otsast või midagi, siis teadke, et praeguseks võib see kukkumine olla juba palju valusam. Ja täiskasvanud võib-olla sellepärast ei ronigi eriti puude otsa, sest esiteks nad saavad rohkem haiget ja teiseks nad ka paranevad aeglasemalt. Aga eks nad on ka õppinud olema ettevaatlikud ja mitte siis ohustama enda keha niimoodi. Ja teine asi, mida siis tasub teada, on see, et autod liikluses on väga ohtlikud. Et teie vanuses ilmselt liiklus ongi üks suuremaid ohtusid, mis teid varitseb. Sest et autodel on sama aegselt siis suur kiirus ja ka suur mass, mis tähendab, et nende kokkupõrke energia on hästi-hästi suur. Nii et kui auto sõidab näiteks teile otsa, siis te saate sealt päris tugeva löögi, lendate võib-olla palju kaugemale, kui te oleksite võinud isegi kunagi arvata. Ja selle maa peale kukkumisega saab võib-olla veel uuesti haiget. Ja ma tean, et tegelikult alaealistel on liiklusõnnetusse sattumine jalakäijana või jalgratturina on peaaegu 2 korda suurem kui nendel, kes on juba täisealised. Nii et päriselt ka, te õpite elu jooksul nagunii olema autode juures ettevaatlikumad, aga tasub seda juba praegu silmas pidada, et autod on väga ohtlikud. Ja sellega on siis selle katsega kõik. Teeme kohe ühe katse veel. No nii. Ja järgmine katse, mis ma mõtlesin teile teha, on siis see, et kui juba oli juttu sellest, et tuleks siis sporti teha ja trenni, siis ma soovitaks teile ka, et iseenesest on äge võib-olla teil jälgida natukene, et kui kiired te olete või kui palju kätekõverdusi te jaksate teha. Ehk siis hoida nii-öelda andmeid enda kehalise võimekuse kohta. Sest neid võib olla mõne aasta pärast päris huvitav vaadata, et kui palju rohkem te jaksate nüüd kätekõverdusi teha kui kunagi varem või kui palju kiiremini joosta näiteks. Aga tegelikult mõõdetakse veel igasuguseid asju. Näiteks spordiarsti juures, kui keegi teist on käinud, siis võib-olla olete kuulnud või näinud, et seal mõõdetakse ka kopsumahtu. Ja mis see kopsumaht siis on? No see on see, kui sa hingad hästi sügavalt sisse ja siis välja. No nii, näete, see õhupall, nii palju kui siin õhku on siis põhimõtteliselt minu kopsumaht. Selle ma saaksin ka välja arvutada, et kui palju seda õhku siin siis on, kui ma mõõdaksin selle õhupalli erinevad suurused ja siis arvutaksin kokku, et kui suur ruum siis selle õhupalli sees on. See ruum ongi siis minu kopsumaht, kui palju õhku minu kopsudesse mahub. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan ka mõõtma oma kopsumahtu. Ja ma tegelikult ei soovita teil niimoodi kopsumahtu mõõta, aga põhimõtteliselt on see nagu teoorias võimalik. Nimelt siia läks nüüd üks minu kopsutäis õhku. Ja mind huvitab tegelikult katseliselt teada saada, kui mitu kopsutäit ma pean välja hingama selleks, et see õhupall õhku lendaks. Ehk siis ma proovin siin järjest välja hingata siia õhupalli sisse ja vaatame, et kui suureks see õhupall läheb ja mitu kopsutäit siia õhku läheb enne, kui see katki läheb. Ma võib-olla panen selle pärast kiirendusse, eks vaatab, kui kaua sellega aega läheb. No nii, ma mõtlen, et äkki, kas ma tahan mingisugust kinnast ka kätte? Vist ei ole vahet siis. Ma panin endale ka kaitseprillid igaks juhuks ette, et kui mingisugune õhupallitükk mulle kuskile silma kindlasti ei lendaks. No nii, esimene täis on siis sees, vaatame edasi. 2, 3,
4. See läheb juba kuidagi piklikuks. 5. No. 6. 7. No, see ei läinud hästi praegu. Ja 8. Ja oh! 8,5 tundub. No vaatame, kas mõne aasta pärast saan juba näiteks 5 puhumisega õhupalli katki puhutud, aga ma pean siis jätma endale alles, eks ole, samasugused õhupallid, muidu vist see samamoodi ei toimi. Aga need olid praeguseks minu katsed ja lähme edasi siis meie teaduskonverentsiga. Näeme seal. Tere, meie tuleme Rakverest. Oleme Rakvere gümnaasiumi 1. A-klassist. Meie klassis õpib 9 tüdrukut ja 9 poissi. Projektis osales terve klass. Meie töö eesmärgiks oli teada saada, missugune toit on tervislik. Mida peaksin sööma, et luud ja hambad oleksid terved, et mu kõht ei valutaks, et kasvaksin hästi, et mu silmad oleksid terved, missuguseid toiduaineid vajab inimene iga päev. Kas magustoit võib olla tervislik? Miks on piim kasulik? Hakkasime uurima. Valmistasime rühmades toidupüramiidid. Käisime Pinderi majas uurimas toiduteekonda. Koostasime nädalamenüüd. Saime teada! Magustoit võib olla tervislik, sest puuviljad on väga vitamiinirikkad. Kui söön köögivilju, kaalahelbe, putru, banaane, ubeseemneid, siis ma ei ole väsinud. Tuleb süüa mitmekesist toitu, täisteratooteid, puuvilju, köögivilju, kanaliha, mune, piimatooteid, pähkleid. Kui söön kala, juustu ja porgandit, siis on luud ja hambad terved. Piim on kasulik, sest seal on kaltsium, mis teeb luud tugevaks. Kui kukun, ei lähe luud katki. Vesi on ainuke jook. Mahl, piim ja morss on söök. Sidrunivees on 0 sidrunit, seal on E-ained, mis on kahjulikud. Iga päev peab jooma vett. Kraanivesi on tervislik. Kooli võtan pudeliga vett kaasa. Joon vähemalt 3 klaasi vett. Jätan meelde! Sööma peab 3 korda päevas, hommikul, lõunal ja õhtul. Vahepalaks on hea süüa puuvilju, köögivilju, pähkleid. Hommikusöök on väga tähtis. Tean taldrikule reeglit. Tõstan taldrikule 5 värvi toitu. Pool toidust on köögivili. Õhtul ei ole hea palju süüa. Kodus valmistatud toit on kõige tervislikum. Ise kasvatatud
köögi- ja puuviljad on parema maitsega. Coca-Cola on hea puhastusvahend. Kommides on palju E-aineid ja suhkrut. toit on tervislikult. Minu nimi on Aron Tiit. Minu nimi on Robin Tagel. Minu nimi on Hendrik Saks. Minu nimi on Liisa Uutmann. Minu nimi on Kirsti Adolfson. Minu nimi on Liisu Kond. Meie õpime Põlvamaal Kanepi vallas Krootuse põhikooli 1. klassis. See on meie koolimaja. See on meie klass. Sel aastal otsustasime teada saada, kui palju me päevas liigume. Esmalt panime paika tööajakava. Detsembris rääkisime liikumise vajalikkusest ja tutvusime tervisliku toiduga. 1. kuni 28. jaanuaril märkisime liikumispassi oma ööpäevast teostatud sammude arvu. Märtsis arutasime sammud kokku ja õpetaja aitas töö vormistada. Sammude lugemiseks kasutasime sammulugejaid. Tehtud sammud kirjutasime 4 nädala jooksul igal õhtul hullu teadlase uurimistööpassi. Arvasime, et astume iga päev vähemalt 10 000 sammu. Siit tabelist võite näha, palju me sammusime koolivaheajal, koolipäevadel, kui oli kehaline kasvatus või peotants või nädalavahetustel. Vaheajal 6628 sammu, koolipäevadel 11 169 sammu, kehalise kasvatuse päevadel 11 150 sammu, kui oli peotants 12 297 sammu, kehalise kasvatuseta päevadel 10 565 sammu, nädalavahetustel 6441 sammu. Nädalavahetusel olime me kõige laisemad. Koos käisime kuuekesi 4 nädala jooksul maha 6689 kilomeetrit. Siis arvutas meie kooliõde meie kehamassi indeksit ja me saime teada, kas me oleme liiga kerged, õiges kaalus või pisut ülekaalulised. Lõpuks koostas igaüks 1 päeva menüü. Maitsva ja tervisliku menüü anname Coca-Cola meile maitsvaid ja kasulikke roogasid valmistaks. Panime kirja ka vahetunnis kooli sööklast pakutavad puu- ja köögiviljad. Tööhüpoteesid said osaliselt tõestatud. Õpilased tegid päevas 8890 sammu, mis on 1110 sammu oodatust vähem. Kool paneb lapsed liikuma. Neil päevadel, kui koolis olime, liikusime rohkem. Igal koolipäeval sõime värsket puu- või köögivilja. Meie uurimisgrupi 4 liikmete kehamassiindeks on lubatud piires, 2 on pisut ülekaalulised. Saime teada palju uusi teadmisi. Uurimistööd teha on väga tore. Nagu ka liikuda on lahe.
Vimanda põhikooli. Mina olen Elsa. Mina olen Mattias. Ma olen Kimberli. Mina olen Andri. Mina olen Miina. Mina olen Linda. Ja mina olen Reiko. Meie esitleme teile oma uurimustööd. Vimanda põhikooli 1. klassi õpilased eelistavad süüa köögivilju ja eelistatuid köögivilja on kork. Meie töö esimeseks eesmärgiks oli uurida, millised on meie klassi õpilaste toitumisharjumused. Teiseks soovisime teada, milliseid puu- ja köögivilju meeldib meile kõige rohkem süüa. Kolmandaks eesmärgiks oli teada saada, kuidas püsida terve või kiiresti haigusest terveks saada. Esimese eesmärgi uurimiseks jälgisime me 4 nädala jooksul, milliseid toiduaineid me iga päev sõime ja mida me ei söönud. Igale õpilasele jagas klassijuhataja väikese tabeli, kuhu sai oma tähelepanekud üles märkida. Toitumusharjumusi jälgisime 3. veebruarist 1. märtsini ja selles osales kogu klass ehk 7 õpilast. Me märkasime, et kõige rohkem sõime me selle aja jooksul köögivilju ja piimatooteid. kõige vähem sõime kala ja muna. Samuti panime tähele, et ainult 2 õpilast 7 sõid pooltel päevadel putru ning 2 õpilast ei söönud üldse putru. See-eest hommikukrõbinaid või müslit sõime me kõik. Kõik õpilased tarbisid vähemalt 11 päeval leiba, sepikut ja saia. Sellest võib järeldada, et kõige populaarsem hommikusöök on meil võileivad. Meile tuli üllatuseks, et me sõime köögi ja puuvilju ning palju rohkem kui solaseid näkse ja maiustusi. Kuid me sõime ka maiustusi ikkagi üsna palju. Täpsemalt vaadates selgus, et ainult 1 õpilane sõi maiustusi 4 päeval. 2 õpilast maiustasid 12 päeval ja ülejäänud õpilased sõid maiustusi 15 päeval ja rohkem. Sellest lähtuvalt uurisime me järgmisena, milliseid puu- ja köögivilju meeldib meile kõige rohkem süüa. Selleks koostas loodusõpetuse õpetaja küsitluslehe, kus esiteks uurime, millised puu- ja köögiviljad meile meeldivad ning järjestasin nad eelistusjärjekorda. Selgus, et kõige kõrgemalt hindasime me 10 punkti skaalas õuna. See kogus klassilt 67 punkti. Teise koha saavutas 44 punktiga maasikas ja 3. koha pirn 40 punktiga. Banaan sai meie edetabelis alles 4. koha 39 punktiga. Kõige paremaks köögiviljaks valisime me kurgi, mis saavutas üldtabelis 5. koha, kogudes 29 punkti. Veel meeldib meile köögiviljadest porgan, mis sai 24 punkti ja paprika, mis kogus 23 punkti. Seega saaksime me oma maiustuste tarbimist vähendada. Näiteks süüa õuna, pirni, kurki ja porgandi ampse. Viimasena tahtsime teada saada, kuidas püsida terve või kui kiiresti haigusest terveks saada. Selle uurimiseks panime loodusõpetuse õpetaja küsitluslehele kirja ühe tegevuse, mida me teeme, et mitte haigeks jääda ning kuidas ennast turgutada, et kiiresti terveks saada. Selgus, et kõige olulisemaks terviseks peame me liikumist, et mitte haigeks jääda. Enamus meie klassi õpilasest käivad õues jalutamas, jooksmas ja mängivad jalgpalli. Väga tõhusaks haiguste peletajaks peame ka karastamist. Et kiiresti terveks saada, peame väga oluliseks raviks DHB-ga. Kindlasti on abiks ka ravimid. Kuid ühe õpilase arvates tuleks ka korralikult puhata. Oma uurimistöös järeldame, et
kuigi me sõime 4 nädala jooksul kõige rohkem köögivõnda, siis sõime me ka väga palju maiustusi. Samuti võiksime me süüa vähem liha ja kana ning oluliselt rohkem süüa kala. Kindlasti tasuks hommikukrõbinaid asendada hommikupudruga. Maiustused võiksime asendada näiteks õunaampsudega, sest õuna on meie klassi lemmikpuuvili. Samuti sobiks õhtuseks vahepalaks purgi, porgandi ja paprikaampsud, sest neid köögivilju hindasime me kõige paremaks. Edaspidi, kui meil kella tundmine kõigil päris selge on, tasuks meil uurida täpsemalt, mitu tundi päevas me liigume ja millised aktiivsed tegevused on meie klassi eelistatud. Täname oma vanemaid, klassijuhatajat ja loodusõpetuse õpetajad, kes olid suureks toeks uurimiste läbiviimisel. Täname ka kunstiõpetajat Kristina, kes meilt piltide joonistamisel juhendas. Täname tähelepanu eest! Tere kõigile, mu nimi on Kener Taaloe. Ma elan Harjumaal Rae vallas. Ma just lõpetasin Järveküla kooli 1. B-klassi. Hulluteadlase projekt Ole terve oli minu jaoks täiesti uus kogemus. Ma sain nii palju uusi asju teada. Minu töö eesmärk oli uurida, kuidas mina saan olla terve. Kas juba sina tead, kuidas sina saad olla terve? Näiteks hoolitsen tublisti oma hammaste eest. Kirul, tee suu lahti. Pese sina ka 2 korda päevas hambaid ja proovi suhkrukella reeglist kinni pidada. Oled tubli ikka. Jälgisin oma uneaega ja märkisin nädala jooksul oma unetunnid tabelisse. Selgus, et mina magan korralikult, aga nüüd ma tean, miks ema ei luba mul kauem üleval olla, sest see võib terviseprobleeme tekitada. Emad on ikka targad. Oluline on ka liikumine. Koolis täitsime selle kohta ka tabelit. Mina käin 2 korda nädalas ujumistrennis ja 3 korda nädalas Thai-boksi trennis. Lisaks käime perega palju jalutamas, jalgrattaga sõitmas ja matkamas. Kas ikka sina liigub piisavalt või ei? Nüüd ma tean, et aktiivne liikumine aitab mul olla terve. Projekti käigus tegime ka rühmatööd. Esimesena uurisime, milles koosnevad toiduained. Igal rühmal oli enda ülesanne ja tegime koos plakatid. Uurisime, kui palju on toiduainetes valku, süsivesikuid ja kiudaineid. Ja samuti tahtsime teada, kui palju on erinevates jookides suhkrut lisatud. Teise ülesandena koostasime liikumispingu. See oli alles äge. Vaata ise! Jaanuaris külastas meie kooli hullteadlane. See oli nii äge. Ta on nii tark. Õppisingi ja saab teha süsihappegaasi.
ma olen kodus ka nii palju katseid teinud ja mulle meeldib asju uurida. Kas sina tead, kuidas laavalampi teha või kuidas keedetud muna pudelisse saada? Mina küll tean. Tulevikus, kui minust leiutaja saab, tahaksin koos hullu teadlasega midagi koos välja mõelda. Kõige rohkem meeldiski mulle selles projektis hulluteadlasega kohtumine ja katsete tegemine. Selle projekti juures oli kõige raskem kokkuvõtte kirjutamine, sest osadest asjadest oli nii palju aega möödas, et me ei mäletanud enam neid asju. Mul on hea meel, et koostasin uurimuse teemal Ole terve. Nüüd ma tean, mida peab tegema, et olla terve. Aitäh Tartu Ülikooli muuseumile ja hullule teadlasele. Ma juba ootan nii väga, et saaks jälle mõne projekti teha ja hullteadlast jälle kohata. Tšau! Tšau!
Fredrik Jürgenson. tere, minu nimi on Hendrik Jürgenson. Mina olen Johannes Daniel Küngas. Ja mina olen Norman Künnepas. Me käime Tallinna Nõmme põhikoolis 2. B-klassis. Me uurisime 3 asja. Enda liikumist, Toitaineid ja meie klassi toitumist. Esimesena uurisime liikumist. Me arvasime, et liigume piisavalt, kuna käime trennis ja koolis bussiga, mitte autoga. Lisaks jookseme vahetunnis, käime spordiringis ning kehalises kasvatuses. Me mõõtsime oma samme 4 nädalat oma nutikelladega. Lõpptulemuseks saime teada, et peame trennis käima, muidu ei saa oma sammude kogust täis. Teisena uurisime toitaineid. Toitainete kohta tahtsime teada, milliseid toitaineid meie keha vajab ja millistest toitudest neid leida võib. Jagasime toitained omavahel ära. Johannes uuris rasvasid ja süsivesikuid. Mina uurisin valke. Hendrik uuris mineraale. Norman uuris vett ja vitamiine. me saime teada, et meie keha vajab kõiki toitaineid, süsivesikuid, rasvu ja valke. Selleks peame sööma erinevaid toite. Suur osa meie kehast koosneb veest. Sellepärast peamegi jooma palju vett. Vitamiinid ja mineraalained on meie kehal väga vähe vaja, kuid need mõõtavad meie tervist ja on väga tähtsad. Kolmandaks uurisime klassikaaslaste toitumist. Me saime oma tööst teada, et kui tahad terve olla, tuleb süüa erinevaid toite. Tahtsime teada, kuidas söövad meie klassi lapsed ja tegime selleks küsitluse. Ennem seda arvasime, et meie klassikaaslased ei toitu tervislikult ja söövad palju komme, krõpse ja joovad palju limonaadi. Kokkuvõte aga näitas, et meie klassi lapsed toitusid tervislikult ja sõid sooja koolitoitu. Meile meeldis seda uurimust teha, sest me saame targemaks. Täname kuulamast ning vaatamast. Tere, olen Valga Põhikooli 2. B-klassi väikesed uurijad Maribel, Karola, Birgit, Engel, Katriin. me osaleme hulluteaduse projektis, kus igal rühmal tuli 4 nädala jooksul jälgida oma liikumisaktiivsust ja uurida, millised haigused Eesti inimesi kiigutavad. Selleks, et samme jälgima hakata, tuli meil kõigepealt saada teada, kes osaleksid selles tegevuses ja kellel on olemas sammumöödja. Hüpoteesiks valisime, liigume igapäevaselt vähemalt 6000 sammu. Leidsime, et inimesed peavad liiguma selleks, et tunda ennast hästi ja vaim püsiks värskena. Lugesime, et iga laps peab liikuma iga päev vähemalt 60 minutit mõõduka ja tugevintensiivsusega. Projekti alguses panime kirja kõik soovijad, kes soovivad hakata oma liikumisaktiivsust mõõtma. Liikumist jälgisid katse lõpuni 12 õpilast. Täitsime tabelit igapäevaselt 4 nädalat. Meie uurimisperiood algas juba 1. novembrist. Peamised põhjused, mis tingisid sammude vähenduses, haigestumine, ema ja isa otsustasid perega koos aega kodus veeta, sõitsin terve päev autoga, lugesin raamatut ja õue ei jõudnudki, külm ja vihmane päev õues. Peamised põhjused, miks tuli samme liiga palju. Käisin trennis, käisin sõbra sünnipäeval, seal sai väga palju möllata. Minul tuli kõige rohkem samme igapäevaselt, sest ma liikusin väga palju jala, emme töö juurde, kooli või jalaringidesse ja õhtusin koos koerga. Keskmiselt liigun päevas 15 000 sammu, kuid Maribel ei jää minust väga maha. Tema liigus peaaegu 14 000 sammu. Kui kuu oli möödas, siis me täidetud tabelis õpetajale. Õpetaja aitas tabelitesse teha kokkuvõtte meie grupi keskmine sammude arv. Päevas on 9700 sammu. Klassikaaslase keskmist sammu uurides märkasime, et see on peaaegu
9000 sammu. Kui tabelid olid täidetud, leppisime klassiga kokku need 5 õpilast, kes teevad uurimustööd kokku ja uurivad juurde eestlasi kibutavaid haigusi ning kuidas rääkida inimestele rohkem tervislikust eluviisist. Eestis inimesi ohutavad sageli just viirushaigused, mille tunnuseks on köha, nohu, valus kurk ja palavik. Samuti võib esineda kõhuviirus, mis võib tekitada kõhuvalu ja kõhulahtistust ja ka oksendamist. Kuidas ennast tõhusamalt haiguste eest kaitsta? Oluline on pesta käsi, vältida kontakti haigestunud inimestega. Selleks, et tervis oleks tugev, on oluline tervislikult toituda ja viibida palju õues. Valida ilmale vastav riietus ja käia regulaarselt arsti juures kontrollis. Inimene peab toitma mitmekülgselt. Oluline on süüa piisavalt puu- ja köögivilju, milles leidub kivutaineid ja vitamiine. Samuti peab sööma liha ja kala, kust leidub valku. Tähtsal kohal on ka piimatooted ja täisteratooted. Kokkuvõttes, inimene peab sööma tervislikku ja puhast toitu. Tulemused. 4 nädalat sammude jälgimist möödus kiirelt ja huvitavalt. Panime tähele, et hakkasime teadlikumalt liikuma ja pöörasime suuremat tähelepanu tervislikule toidule. Proovisime käia rohkem õues vaikimas. Saime teada, et meie klassi õpilased on enamasti aktiivsed liikunud ja peaaegu kõik, kes osalesid meie uurimuses, liiguvad umbes 60 minutit päevas. Sammude keskmine meie klassis on 9000 sammu päevas. See tähendab, et ületasime püstitatud hüpoteesi. Peamiselt liigume me kõige rohkem koolis olles ja siis, kui päeva jooksul on mõni trenn. Veebileht Tark Vanem ütleb, et meie vanuselised lapsed peaksid liikuma 12 000 kuni 15 000 sammu päevas. Saame aru, et kõik algab meist endist. Kui meie vanemad on meile eeskujuks, siis pöörame ise rohkem tähelepanu liikumisele. Kui me ise oleme eeskujuks klassikaaslastele, siis pööravad ka nemad suuremat tähelepanu sammude jälgimisele ja tervislikule eluviisile. Kuidas populariseerida tervislikku elustiili Eesti elanike seas? Kõige olulisem on ise näidata eeskuju. Süüa tervislikku toitu ja piisavalt liikuda. Võib teha põnevaid ühisüritusi koos liikumiseks. Teha tervislik toit lastele huvitavamaks. Eesti võiks olla rohkem selliseid ettevõtteid, kus tegeletakse teadlikult tervisliku toitumisega ja inimesed saavad sinna pöörduda nii, et ei peaks väga palju raha maksma. Kampaaniaid rohkem. Täname kuulamast! Tartu Forseliuse kool tervitab kõiki. Meie õpime 2. klassis. Täna on siin kohal Pärt, Miia, Mati ja Elisabeth. Meie kambas on veel Marta ja Oskar. Nemad on natuke häbelikud. Et kõik ausalt ära rääkida, peame alustama sellest päevast, mille alustasime oma esimest kooliteed. Sel päeval rääkis meile õpetaja, et koolis tuleb toidu kõrvale ikka leiba kah süüa. Pidi tegema lapse targemaks. Olime alguses väga sõnakuulelikud, aga mida aeg edasi, seda iseseisvamaks saime ja see kõik ununes, kuni saabus päev, kus hullteadlane esitas väljakutse. Ole terve, kõik olid põnevil, mis saama hakkab. Nüüd oli päris õige aeg uurida välja, kui palju söövad meie klassi õpilased saia ja kui palju leiba. Jaanuari lõpus istusid huvilised kokku arutlema, kuidas võiks seda tööd teha. Kindel oli see, et tuleb välja uurida. Söövad siis meie klassi lapsed leiba rohkem kui saia. Meie selgeltnägijate kamp arvas, mis ikka, kindel, et leiba rohkem. Võtsime ette kalendris veebruari 1. päeva ja iga laps
pidi oma kalendrisse märkima igal päeval, mitu leiva või saiakääru päevas sööb. Märtsi esimesel päeval korjasime küsitluslehed kokku ja õpetaja võttis vaatlusest osa. 19 vaatluslehelt lugesime kokku kõik saiaviilud ja leivaviilud eraldi. Asi läks veel põnevamaks, kui lugesime eraldi tüdrukute ja poiste söödud leiva ja saiaviilud kokku. Poisid sõid leiba 241 viilu ja tüdrukud sõid leiba 261 viilu. Poisid sõid saia 323 viilu ja tüdrukud 194 viilu. Kokku söödi 29 päevaga poisid ja tüdrukud 502 leivaviilu ja 517 saiaviilu, aga asi ei piirdunud ainult leiva ja saiaviiludega. Selle kuu jooksul saime teada nii palju huvitavaid asju. Uurisime leiva ajalugu, käisime poes ja kirjutasime üles kõik saia ja leivasordid, mis meil poes müügil on. Kõige tähtsam, mida teada saime, on, et leib on ikka väga-väga tervislik. Annab energiat, aitab soolestikul tööd teha, vähendab vähiriski, südamehaigusi ja diabeeti. Küüned ja juuksed on ilusad, haavad paranevad kiiremini ja kui palju vanasõnu me leiva kohta leidsime. No nii, siin me nüüd oleme. Selgelt nägijaid meist ikka ei saa. Uuringu tulemusena selgus ju, et saia sööme ikka rohkem kui leiba. Aga üks asi on kindel, et leib on meie klassis nüüd au sees. Ja õpetaja ütlus, et leib aitab targaks saada, on tõsi, mis tõsi. Sööge kõik leiba. Töö eesmärgiks oli liikuda rohkem, õppida oma liikumist jälgima ning innustada ka teisi koolikaaslasi liikuma. Oma klassis võtsime eesmärgiks Hagudi tänavatele kirjutada meie kooli hüüdlause Hagudist tõusevad tähed. Kasutasime Endomondo äppi ning tegime sellega GPS-kunsti. Terve kooli õpetajad, õpilased, töötajad ja lapsevanemad kaasasime suurde liikumisväljakutsesse, kus tuli iga päev võimalikult palju kõndida või joosta. Lugesime kokku kilomeetrid. Meil oli selline äpp, mille nimi oli Endomondo ja seda oli väga lihtne kasutada. Kõik Hagudi kooli õpetajad ja õpilased, kellel oli Endomondo äpp, said sellest osa võtta. Terve kool võistles võidu peale, kuigi pigem oli see lihtsalt liikumise peale. Minule isiklikult see projekt väga-väga meeldis. Mina arvan, et seda võiks kindlasti veel korrata. Ma olen Riiko Oskar, ma olen 2. klassi õpilane ja ma õpin Hagudi põhikoolis. Meie klassi liikumine oli see, et me pidime tõmbama telefonidesse Endomondo äpid ja nendega liikuma ümber kooli ja tegema meie kooli moto, milleks on Hagudist tõusevad tähed. Meie klassis jagati tähed, igaüks pidi tegema ühe tähe ja minul oli vaja teha täht I. Alguses, kui ma Endomondo äppi tõmbasin, oli natukene raske see, aga nüüd ma juba saan sellest natukene aru. Mulle väga meeldis Endomondo äpp ja ma soovitaksin seda kõigile. Nüüd ma tean, et on vaja rohkem värskes õhus liikuda ja
ja ma saan nüüd teistega paremini läbi, eriti oma klassikaaslastega. Ja ma soovitaksin seda kõigile, eriti nendele, kellele meeldib väga liikuda. Enne töö tegemist võtsime endale mitu eesmärki. Esiteks soovisime liikuda rohkem. See eesmärk sai täidetud. Liikusime rohkem koolitundide ajal ning ka pärast projekti lõppu tunnistati, et liiguti rohkem. Teiseks soovisime õppida oma liikumist jälgima. Selleks kasutasime Endomondo äppi, et näha oma liikumisrada kaardil ja samal ajal ka ülekoolilise projektis, sest tahtsime ikka rohkem ja rohkem liikuda ning jälgisime, kuidas teised liiguvad. Kolmandaks eesmärgiks püüdsime ka haarata oma liikumispisikusse ka teisi. Meie väljakutses, milles osales 34 õpilast, 15 lapsevanemat ja 9 õpetajat või koolitöötajad, suutsime endale liikumisprojektiga innustada ka teisi. Tere! Mina olen Vesse ja õpin Metsküla algkooli 2. klassis. Meie kool asub väikses külas Matsalu rahvuspargis. See aasta otsustasime osaleda hulluteadlase projektis terve alumise klassiga. Tere, mina olen Ruud ja õpin 1. klassis. Tere, mina olen Indrek ja mina õpin 2. klassis. Tere, mina olen Jürgen, õpin 1. klassis. Tere, mina olen Alfred ja õpin 2. klassis. Meie töö Ole terve, uurime, kuidas olla terve ja ka jääda terveks. Kõigepealt vaatasime, kui palju me liigume päevas. Ma täitsin tabelit, kuhu kirjutasime riste. Siis, kui olin 10 minutit liikunud, sain teha ühe risti. Mõnikord, kui mul oli trenn, sain rohkem riste teha. Me täitsime tabelit 4 nädalat ja pärast liitsime kõik ristid kokku ja vaatasime, et kõik me liikusime erinevalt. Minu arust ei olnud ristide märkimine raske. Mulle tundus, et mina liikusin normaalselt. Ilgume ka palju meie kooli juures. Siin saab puude otsas ronida. Ja ka mul on oma lemmikpuu, millele ma kivist torni ehitasin, et ma siia puu peale ulataksin. Ka teised kasutavad seda torni. Õues saab veel jalgpalli mängida ja kittegolfi mängida. Aga kõige rohkem mängime mänguväljakul võjukaukat. Söögivahetunnil oleme õues, isegi siis, kui lumi on maas või vihma sajab. Meie koolihoov on minu lemmik, sest siin saab nii palju erinevaid asju teha. Ka koolimajas saame liikuda. Me tegime saalis ise mängu. Me panime lingikujulised paberid põrandale, mida mööda pidi liikuma. Valida oli 2 teekonda, üks lühem ja teine pikem. Mina valisin pikema. Iga kaardimast tähendas erinevat liigutust. Tegime kätekõverdusi, kükke, kõhulihaseid
tähehüppeid. mulle meeldis see mäng, kuna ma sain ennast ära väsitada. vahel teevad pisikud meid haigeks. tegime katse, kus määrisime käid sädeleva liimiga kokku. siis kirjutasime nime arvutisse ja lugesime lehte ja katsusime asju. peale seda oli kõik vaatadest täis. pisikud levivad samamoodi. käsi pidi mitu korda pesema, enne kui sädelus maha tuli. nüüd ma tean, vähemalt 20 sekundi peab käsi pesema ja korralikult seepi kasutama ja sooja vett kasutama ja korralikult peab ka rätikut kasutama. meie tegime koolis tervislikke võileibu. enne tervislikkude võileibade tegemist uurisime toidupüramiidi. toidupüramiidi allosas olid need toidud, mida sa võisid palju süüa, aga toidupüramiidi ülevalosas olid need toidud, mida sa ei võinud nii palju süüa. minu võileib oli sellepärast väga maitsev, et ma panin sinna palju porgandit. õppisime projekti käigus palju uut. liigume palju värskes õhus ja toitume tervislikult. liiguge teie ka palju õues. peske käsi. toituge tervislikult. olge terved. olge terved. olge terved. olge terved. olge terved!
õpilased, minu nimi on Mireli, ma õpin 3. klassis. Minu nimi on Liisa ja õpin 3. klassis. Minu nimi on Remo ja õpin 1. klassis. Minu nimi on Karole ja õpin 1. klassis. Orava kool on väike kool Võrumaal. Tahtsime uurimistest Ole terve osa võtta, sest oleme seda 2 aastal teinud ja meile meeldis see töö. Me tahtsime uurimistööga teada saada, kui palju me 1 kuu jooksul kõnnime. Selleks mõõtsime veebruarikuus kõnnitud sammude hulga. Sammude lugemiseks kasutasime sammulugejaid. Lisaks tegime me küsimustiku, millele said vastata lapsed, töötav täiskasvanu ja pensionär. Küsimustik oli nende tervislike harjumiste kohta. Mida me teada saime? Saime teada, et liigume liiga vähe, peaksime rohkem liikuma. Igas päevas 60 minutit ehk siis 12 000 sammu on tervisele vajalik ja kasulik. Oma töös õpetame, kuidas rohkem liikuda. Küsimustikule vastas 4 õpilast, 4 täiskasvanut ja 4 pensionäri. Kõige rohkem vastatest arvas, et kõige nakkavam haigus on gripp. Et haiguste eest hoiduda, peab soojalt riietuma, piisavalt liikuma ja tervislikult toituma ja pesema käsi. Kõigi vastajate arvates on tervislikud toiduained puu- ja juurviljad. Kõik vastajad sõidki just iga päev puu- ja juurvilju. Tundub, et küsimustiku täitjad toituvad tervislikult ja teavad, et liikumine on kasulik. Tegime 1. kuni 4. klassiga klassiõhtu, kus rääkisime tervislikust toitumisest ja lauale tõime erinevaid toiduaineid. Saime teada, et pikema aja jooksul ei tohiks toidulaualt puududa ühegi toiduainete rühma esindajat. Vajalikud toiduainerühmad on teraviljatooted, kaunviljad, puu- ja köögiviljad, kala- ja linnuliha, piimasaadused, muud loomsed toiduained, puuvilja ja köögiviljamahlad. Meie nõuanded on: liikuge rohkem kui 60 minutit päevas. Hoidke ennast nakkushaiguste eest. Peske käsi ja riietuge soojalt. Toitu tervislikult. Olge terved ja rõõmsameelsed. Meie oleme Rakvere gümnaasiumi 3. A-klassi õpilased ja mina olen Mark-Kristjan Pajupuu. Mina olen Stefan Paeten. Mina olen Andres Pärnamets. Mina olen Martin Rais. Ja mina olen Ruuben Aan. Osallisime kuuluteadlase projektis Ole terve. Kohtusime Margi isa arst Marker Pajupuuga. Tahtsime paremini teada saada, kuidas oma tervist hoida. Tänu tehtud tööle teame nüüd paremini, millised ohud meid varitsevad. Meid varitsevad halvad suhted, magamatus, nutisõltuvus vale riietus ja riskimine. Uurisime, kui palju meie klassi õpilased liiguvad ja mida nad õues teevad. Uurisime, mida peaks sööma inimene, et olla terve. Saime teada, et peab sööma kõike, aga mõistlikult. Saime teada, et enamus meie klassi lastest käib trennis. Keskmiselt teeb meie klassi õpilane päevas 9200 sammu. Nüüd oskame paremini enda tervise eest hoolt kanda. Hoia oma tervist!
tegime oma tiimiga kätepesust video ja pildiseeria. Kokkuvõtteks lavastasime meie tiimiga luguetenduse Kuidas olla terve. Meile väga meeldis seda tööd teha. Tore oli ehitada toidupüramiid ja lavastada luguetendust. Me peame sööma kõike, kuid ka tasakaalustatult. Oluline on, et meie toit sisaldaks mineraale, vitamiine, valke, rasvu ning süsivesikuid. Iga päev peaksime jooma ka vett. Eriti oluline on käte pesemine, kuid liiga palju ei tohi ka käsi pesta, sest muidu peseme head bakterid maha. Projekti käigus saime teada, et lapsed ei liiku kuigi palju ja osad ei käi trennides. Kõik peaksid käima iga päev õues. Saime teada, et kõik ei söö piisavalt köögi- ja puuvilju. Peame sööma mitmekesist toitu ja eriti palju peame sööma puu- ja köögivilju. Hästi, ma sõin täna hommikuks tervisliku kaerahelbeputru. Mina lähen täna hommikul jooksma. Mina lähen oma autoga matkarajale ja hoian teiste jänkudega distantsi. Kummardus. Tere teadushuvilised, meie oleme Audru kooli 3. B-klassi õpilased Otto Linke, Adelina Svirbut, Oliver Ollina, Madeleine Rüütli ning projektis osales ka Elisabeth Mode. mina olen Mart Linke ja õpin 1. klassis. Meie uurimistöö koosneb 2 osast, liikumine ja toitumine. Et püsida terve, tuleb nii lastel kui ka täiskasvanutel palju liikuda ja viibida värskes õhus. Seetõttu seadsime eesmärgiks uurida enda ja oma ema või isa liikumisaktiivsust. Soovisime teada, kes teeb kõige rohkem samme ja kumb käib rohkem, kas laps või vanem. Täitsime liikumispäevikut, kuhu tegime märkmeid kehalise tegevuse ja õues oldud aja kohta. Nädala jooksul panime tabelisse kirja enda ja vanema sammude arvu. Sammude loendamiseks kasutasime nutikella ja telefonis olevat liikumisäppi. Mõõtsime sammu pikkust ja arvutasime läbitud vahemaa. Tulemused kandsime arvutis ühisdokumenti. Ennustasime, et lastest kõige rohkem käib Oliver. Tegelikult tegin mina Oliverist 5000 sammu rohkem. Nädala jooksul käisin 48 701 sammu ehk siis 27 kilomeetrit. Võrdlesime lapse ja vanema liikumisaktiivsust. Projektis osales 5 ema ja 1 isa. Vanematest läbis kõige rohkem projektis osalenud isa. Ta jõuaks Audrust Tartusse 3 nädalaga. Minul kuluks selleks 7 nädalat ja 2 päeva. Me läbisime nädal 104 kilomeetrit. Meie vanemad poole rohkem. See on võib-olla sellepärast, et meie isa jooksis nii palju. Grupi kõige noorem liige liikus oma emast rohkem. Üks laps läbis oma emaga sama vahemaa ja teised liikusid oma emast vähem.
arvutis koostatud küsimustiku abil selgitasime välja populaarsemad liikumisviisid. Nendeks olid jalgrattasõit ja liikumismängud. Erinevatest liikumisviisidest valmisid ka videoklipid. Töö teises osas uurisime, milliseid toitaineid me toidus saame, millised on peamised vitamiinid ja kus neid leidub. Infot otsisime internetist. 4 rühmaliiget jälgisid oma toitumist, märkisid tabelisse, mida nad sõid ja jõid. Selgus, et mina sõin kõige rohkem erinevaid puu- ja juurvilju ja putru. Saime teada, et meie lemmikpuuvili on õun. Köögiviljadest armastame süüa A-vitamiini rikast porgandit. Projekti raames valmisid meil ka plakatid nõuannetega, kuidas püsida terve. Projektis osalemine andis uusi teadmisi ja kogemusi, kuidas saab üksinda kodus olles rühmatööd teha. Teadlane, ole terve! Tere, meie oleme Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 3. klassi tüdrukud. Minu nimi on Eli Hoier. Minu nimi on Sofia Savisaar. Minu nimi on Ingel-Luise Liivo. Meie uurimistöö eesmärgiks oli 4 nädala jooksul mõõta sammulugejaga oma liikumisaktiivsust ja võrrelda saadud infot teiste rühmaliikmetega. Uurimistööst keskendusime eelkõige liikumisele koolipäevadel. Meie kool asub Tallinna Vanalinnas ning selles koolis käib lapsi üle kogu linna, isegi väljaspoolt linna. Mina elan koolile lähedal. Kool asub minu kodust 1,9 kilomeetri kaugusel. Ma tulen enamasti kooli jala või rattaga. Vabal ajal käin ma tihti pargis, kus on palju ronimist ja liikumise võimalusi. Ma käin ka balletis. Ma mõõtsin 4 nädala jooksul 204 091 sammu. Minu kodu asub koolist 2,3 kilomeetri kaugusel. Ma sõidan kooli bussiga, 1 kord nädalas ka autoga. Koolist koju sõidan ma bussiga või lähen jala. Kui ma bussiga kooli sõidan, siis on mul koolil umbes 15 minutit jalutamist. Vabal ajal ma jalutan, sõidan rattaga või käin perega ujumas. Mina mõõtsin 4 nädala jooksul 165 006 sammu. Minu kodu asub Tallinna linnast väljaspool ja kodust koolini on 11 kilomeetrit. Mina sõidan kooli enamasti autoga. Koju sõidan mõnikord ka bussiga. Vabal ajal meeldib mulle rattaga sõita ja käin tantsutrennis. Mina mõõtsin 4 nädala jooksul 68 242 sammu. Kokku saime me 437 339 sammu. Keskmiseks sammude arvuks oli rühmaliikmel 145 779,6 sammu. Info meie ja saadud tulemuste kohta vormistas Ingel uurimistööks. Meie uurimistöös selgus, et kaugemal elav õpilane kasutas sõitmiseks autot, mistõttu oli kõndimist ja samme vähem. See, kes elas koolile lähemal, tuli sageli kooli jalgsi või rattaga. Liikumist ja samme oli rohkem. Õpilane, kes sõitis kooli bussiga, sai rohkem liikuda, kui oleks sõitnud autoga kooli juurde. Liikumise mõttes on parem, kui õpilane elab koolile lähemal ja saab kooli jala või rattaga tulla. Aga kui kodu on koolist väga kaugel, siis tuleks eelistada autole ühistransporti või siis tuleks kindlasti käia igapäevaselt lihtsalt jalutamas, jooksmas või mõnes muus trennis.
Me täname uurimistöö tegemisel oma klassijuhatajad ja juhendajad Margit Rüüsset ning vanemaid. Tere jälle kõik teaduskonverentsi vaatajad ja loomulikult teie lapsed, kes te seal osalesite. On aeg jõudnud nii kaugele, et kuulutame välja auhinnad, kes pääsesid esikolmikusse ja kes said eripreemiad. Selleks siis alustame esimesest klassist ja ütlen kohe ka ära, et auhinnad saate te kätte siis postiga loomulikult. Siin koha peal, nagu te näete, siis saal on tühi, kedagi ma siin koha peal kahjuks õnnitleda ei saa, aga saadan teile siis oma õnnitlused küll läbi selle video ja ma tahtsin kohe ära öelda, et te olete kõik väga tublid olnud ja mul on väga hea meel, et te selles osalisite. Aga hakkame siis pihta. Esimeste klasside arvestuses sai esimese koha Lümanda põhikool juhendajaga Sirje Lulla. See töö oli väga arusaadavalt vormistatud, väga ägedasti oli tehtud lastel endal siis illustratsioonid selle teksti juurde. Ka järeldused olid väga hästi tehtud ja kõik töö oli selline mõnus ja selge lugemine. Et väga hästi tehtud, palju õnne teile ja saate siis oma auhinnad posti teel kätte. Nõudke siis õpetajalt välja pärast, eks ole. No nii, järgmine ehk siis teine koht on Rakvere gümnaasium juhendajaks Kristi Reineberg. Ja samuti väga mõnusasti koostatud esitlus, seal olid näha laste tegevused ja uurimisküsimused ja järeldused, mida saadi teada ja mida õpiti. Kõik oli ilusti olemas. Kolmas koht, Põltsamaa ühisgümnaasium juhendajaks Sirje Suvi. See oli selline natukene küll lühike töö, aga samas seest väga konkreetne, selge, arusaadav, et vahepeal teaduses ei olegi vaja väga keeruliseks asja ajada. Ja nüüd eripreemiad. Said siis Krootuse põhikool juhendajaks Sigrid Mallene, kus oli ka väga hea töö, aga võib-olla oligi siis see, et seal oli natukene juba liiga täpseks mindud või liiga palju erinevatest vaatevinklitest ja lõpuks läks natukene segaseks, mis see kõik kokku tuleb, aga väga tore, et te siis ikkagi selle töö kokku panite ja saate auhinna teiegi. Samuti Järveküla kooli 3. rühm juhendajaks Merike Sepp. Ka väga hea töö, kuigi puudu oli siis võib-olla sissejuhatusest natukene, mis oleks selle töö nagu kokku sidunud ja samuti järeldusi oleks võinud natukene veel mõelda, aga see-eest väga hästi tehtud käelised tegevused näiteks ja tegevustega üldiselt olite hästi teinud. Nii, ja liigume edasi. Teise klassi arvestus. Esimene koht on Hagudi põhikool juhendajaks Elin Kiin. No see Hagudi põhikooli uurimistöö Hagudist tõusevad tähed, et see oli väga põnevalt välja mõeldud. Mulle meeldib, et seal oli siis mitte lihtsalt siis proovitud lapsi liikuma saada niimoodi, et neile rääkida, et te peaksite rohkem liikuma ja see oleks teile tervislik, vaid oli ka siis pandud ikkagi lapsed tõesti kasutama ühte sellist veebirakendust, mis võiks siis neid motiveerida rohkem liikuma ja ka teada saama, et kui palju nad on liikunud. Et väga hästi lähenesite teemale ja väga hästi tehtud töö. Järgmine, teine koht on Valga põhikool juhendajaks Kairi Voode. Sealsete siis laste uurimistöö Minu sammud loevad oli väga hästi vormistatud jällegi, väga ilus ja väga hea lugemine. Töökäik oli kõik väga selge. Äge oli ka see, et just, et oli tehtud ka selline uurimisrühm või selline uurijad eraldi ja siis veel uuritavad lapsed, et see oli kõik siis väga põnevalt ja siis sellise päris teaduse moodi tehtud. Järgmiseks on meil 3. koht ja selleks on Metsküla algkool, juhendajad Astrid Nikkel ja Merike Mäesepp. Et Metsküla algkooli see Ole terve projekt oli väga põnevasti vormistatud, et seal oli väga äge selline interaktiivne raamat, mis mulle väga meeldis. Ja üldse see oli selline hästi meeleolukas ja vinge lugemine.
et see liikumise mäng tundus ka hästi põnev, kuigi natukene jäi segaseks, kuidas see täpselt käib, aga igati olete igatahes õigel teel ja väga hästi tehtud töö. Ja nii, ja eripreemiad siis teiste klasside arvestuses on Tallinna Nõmme põhikool, juhendajaks Krista Sild, kus oli palju siis õpilaste enda joonistusi, kleepimistehnikas joonistused toitumisest, mis võiks olla iga klassi seinal, kindlasti väga äge, sellepärast et just väikesed lapsed võib-olla ei saa nii hästi aru sellest, kui neile lihtsalt rääkida, et selline visuaalne pilt on kindlasti väga hea, et hästi tehtud töö. Ja Tartu Forseliuse koolist siis juhendajaks Jane Müllerson saab samuti eripreemia, et seal oli väga põnev teemavalik, et uuriti just siis teise klassi õpilaste leiva ja saia tarbimise harjumust. Minu jaoks hästi põnev ja hästi ägedasti lahendatud, et selline konkreetne asi, mida uuriti, et see sööme leiba samamoodi väga kindlasti hea sõnum ja ma ise olen ka pigem alati selle poolt olnud, sest leib on ju nii palju tervislikum ja eks temaga harjub ju ajapikku väga hästi ära ka. Et alguses võib tunduda, et on saiast natuke kibedam, aga natuke aega sööd, siis on väga maitsev. No nii, ja kolmandate klasside arvestuses on esimeseks kohaks siis Audru kool, juhendajaks Kaire Leetsaar. Väga hästi sõnastatud töö, väga head ülesanded ja meeldis ka see, et oli ka lapsevanemaid kaasatud, ka nende liikumise harjumusi siis üle vaadatud ja samuti oli hästi äge see, et oli kokku pandud siis erinevaid aineid, näiteks nagu matemaatika ja kunst, mis oli väga siuke põnev lõimimistöö tehtud, et väga hästi. Oliveri soovitused olid ka väga põnevad. Ja teist ja kolmandat kohta jagavad meil kolmandate klasside arvestuses Rakvere gümnaasiumi teine rühm, juhendajaks Jana Sillajõe ja Orava kool juhendajaga Marje Ilves. Et räägime siis kõigepealt Rakvere gümnaasiumi tööst, kus oli siis Mari Pauvald, Liisa Kask, Stella Aasla, Hanna Erapart ja seal oli hästi põnev siis see uurimisliku osa liikumise ja toitumise kohta. Et need erinevad näitlikustamisviisid olid ka väga põnevad, see nukuteater ja kõik asjad, et see oli teil väga hästi tehtud, kätepesu video mulle ka väga meeldis. Et üldiselt väga hästi tehtud töö jällegi. Ja Orava koolist oli tore nii praktiline uurimuslik osa ja ka see, kuidas kõik oli esitatud, et olid väga ilusti õpilaste enda ettepanekud välja toodud liikumiseks, tervislikuks toitumiseks ja väga äge oli ka see ettekanne siis, või see mõte teha ettekanne siis oma klassikaaslastele. Ja eripreemiad saavad siis Vanalinna hariduskolleegium esimene rühm, juhendajaks Margit Rüsse, kus oli väga hea, hästi ja selgelt sõnastatud eesmärk, sellest tulenevalt ka väga siuke konkreetne töö ja ka väga ilusa visuaaliga töö. Nii et jällegi väga ilusti tehtud tegelikult. Ja siis järgmine eripreemia on Rakvere gümnaasiumi esimene rühm, juhendajateks Jana Sillajõe ja Markel Pajupuu. Et seal oli eriti tore just see õpilaste teema visualiseerimine ja väga hea huumorimeel oli teil igal juhul selles töös, nii et oli näha, et teil oli tore. Ja sellega ma tegelikult kuulutangi siis selle aasta teaduskonverentsi lõppenuks. Meie teaduskonverents loomulikult tuleb taas, kes veel siis jäävad sellesse vanusesse, et ikkagi saate osaleda, siis järgmise aasta teema on särts, ehk siis ütleme elekter. Ja võite siis seal järgmine aasta ka osaleda, kui teile meeldis, aga igatahes suur aitäh teile. Mul on väga hea meel, et te saite natukene rohkem jälle teaduse kohta teada ja olete teel siis selliste suurte tegude poole. Aitäh ja järgmise korrani!